Ostu tegemise protsess. Iga kord, kui te näitate ostjale kinnisvara, küsige iga esitluse järel skaalat 1–10 objekti kohta. Ja see tuleks alati teha, kui sa käid erinevaid objekte näitamas. Oletame, sa käid näitamas 5–10 objekti. Seega sul on iga objekti kohta kliendilt tagasiside 1–10. 1, mulle ei meeldinud mitte midagi, 10, see on minu unistuste kodu. Küsige ostjalt ka tagasisidet, miks nad panid selle madalamaks ja miks nad panid selle kõrgemaks, et teil tekiks selge arusaam kliendi soovide kohta. Number 2. Pärast iga näitamist küsige, kas nad soovivad seda korterit või kodu osta. Kui ei, siis küsige miks. See on teie võimalus täiendavalt mõista või ümber hinnata ostja vajadusi, soove ja väärtusi. 3. ostu tegemise protsess on, kui olete objekte koos vaatamas käinud, pange need hinnangute lehed. Te käisite kõik kodud, vaatasite ära, nüüd teil on 10 lehte hinnangutega ja välistage need kõige madalamad, pange need kõrvale ja jätke järgi 2 kõige kõrgema hinnanguga siis objekti. Nüüd, valige objekt, mis sai kõige rohkem punkte ja küsige, kas see on teie lemmik. Kas sellest saab teie uus kodu? Kas see vastab kõige paremini teie vajadustele? Ja te võiksite nende valikut nagu silmas pidades lisada veel, et ma saan täiesti aru, miks see pakkumine on teile kõige rohkem meeldis. Miks see teile kõige rohkem meeldis? 5. Võtke nüüd see üks ja ainus objekt. Üks ja ainus objekt. Hinnang on paberil näha. Võib-olla see on siis selle kuulutus välja prinditud. Seal on, oletame, 8 on see hind sellel. Nüüd tõmmake, keerake teistpidi ja tõmmake joone ülevalt alla ja pange plussid ja miinused vasakule ja paremale poole. Ja nüüd küsige julgesti veel kõiki küsimusi, et täpsustada veel, mis siin on hästi ja mis siin ei ole. Vaatake, see aitab ka teil ostjatel tunda, et te ei suru neile peale seda ühte objekti, te tahate teha neile parima otsuse ja välistab ka teatud vastulaused, mis võivad veel tekkida. Ja nüüd 6. Kui need asjad on läbi käidud, julgustage klienti tegema hinnapakkumine. Mulle tundub, et see objekt meeldib teile jätkuvalt kõige rohkem, üsna loogiline oleks teha omapoolne pakkumine, kuidas teile tundub. Selline on siis selline ostjatega töö efektiivsus. Te viite läbi see 6 punkti, klient saab aru, et te olete teinud temaga samm-sammult tööd ja aidanud jõuda talt punktist A punkti B ehk siis tema enda koju. Proovige.